Candace Owens käitub väga olaka tüdrukuna, mu sõbrad. Jah. See kogu Vene seiklus on meid paljusid segadusse ajanud. See võib olla lihtsalt tema väidetav katse petta, mis oleks täiesti loogiline. Miks ta nüüd liitub vasakpoolsetega? Sest nagu me teame, toetavad nemad somaallaste pettusi Ameerikas. Ja arvestades kõike, mis Candace'iga toimub, tundub, et ta võib-olla üritab oma vara Venemaale viia, et valitsus ei saaks seda ära võtta. Kui ta satub järjekordsesse kohtuasja kogu selle hullumeelsuse ja valede pärast, mida ta on internetis levitanud, siin on üksikasjad. Tere tulemast vastulöögile. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnupule, et aidata sellel videol teha seda, mida vaja. Ja vastame küsimusele, kas Candace viib oma vara Venemaale? See pole süüdistus, see on lihtsalt arvamus ja käitumise analüüs. Ma arvan, et nad viivad oma vara Venemaale ja võib-olla ka Dubaisse. Ja Candace ja tema perekond lõpetavad Venemaalt. Ja nii juhtuski, et Macroni naise kohta käiva vandenõuteooria algautor on väga Putini meelne. Kui ta esimest korda kohtusse kaevati ja kaotas, kuid siis Prantsuse kohus tühistas selle otsuse, taotles ta Venemaalt varjupaika. Wow. Miks sama stsenaarium siin ei kehti? Nii et tuginedes sellele, kuidas need mustrid on varem välja mänginud, isegi enne kui ma kuulsin Candace'i reisist, ütleksin ma mustrite põhjal, et kui teda kohtusse kaevatakse ja ta arvab, et ta kaotab, siis see ongi see, mida me teame, et varem on juhtunud. Teda tabavad need kohtuasjad. Viimane neist oli kõige suurem, kus inimesed arvasid, et ta on läbi kukkumas, ta teatab äkitselt, et läheb Venemaale, ei ütle tegelikku põhjust, ta valetab selle kohta. Lõpuks satub ta Venemaa kõige turvalisemasse piirkonda. Vaadake, ma ei ole see, kes vandenõuteooriaid levitab, mu sõbrad. Te teate, et meie jaoks on olulised faktid ja me lihtsalt püüame aru saada, mis siin maailmas tegelikult toimub. Siiski on natuke kahtlane, et Kendi vendi on äkitselt venelastega parimateks sõpradeks saanud. Eriti arvestades, et on olemas näide kellestki teisest, kes samuti sai Macronidega kohtuasjast suure rahalise löögi. Ja nad kasutasid Venemaad, et sellest välja tulla. Ja äkitselt Kendi, kes teeb suure kära kõige ümber, peale Macronide loo, Charlie, Erik, kõik muu kõrvale, mõtleb välja mida tahes, et meie tähelepanu Macronide juhtumist kõrvale juhtida, mis saab olema tohutu juhtum, kui see lõpuks juhtub. Ja äkitselt on ta venelastega sõbralikult lähedane ja parim sõbranna. See on veidi intrigeeriv, peale selle, et võib-olla ta tõesti töötab ja teeb koostöö venelastega lääne täielikuks hävitamiseks, mis, nagu me teame, on nende plaan ja neil on selle kohta isegi tegevuskava. Ja ma ütleksin, et nad on selles osas üsna avalikud. Ta on kõigile rääkinud, et läheb perepuhkusele, aga sellel reisil toimub midagi muud. Ja see oleks täiesti loogiline, kui ta üritab oma pere raha säästa või täpsemalt oma abikaasa raha või veel täpsemalt raha, mis ausalt öeldes kuulub Charlie Cookile, sest kõik, mida ta pärast tema surma teenis, oli just tema surma tõttu. See nõuab palju, isegi kui ta usub karu, isegi kui ta usub, et Venemaa on suurepärane, emal võtab väga palju julgust, et tuua oma lapsed sõjatsooni. Ja platvormi omamine ei selgita seda päris ära. Seda seletab hoopis usk, et oled kaotamas kõike ja sul pole mingit valikut. Ja kui sa seda usud, siis ainus võimalus on füüsiliselt Venemaale minna ja sinna kolida. Võib-olla viid oma varad sinna või viid need Dubaisse, sest Dubail on juurdepääs rahvusvahelisele finantssüsteemile. Ja see ongi sinu käik. Ma ei usu, et Putin tõstab teda Tuckeri tasemele, nii nagu Tuckerit tõsteti. Aga ma olen kindel, et ta saab mingit salajast teavet. Ja ma olen kindel, et see tuleb tema saates välja, et tema saate populaarsust kasvatada. Nagu sa rääkisid näiteks, kuidas farast mööda hiilida, anda kellelegi infot, mida tal varem polnud, et neil oleks lugu ja kõik jälgiksid neid ja nii edasi. Ma mõtlen, et see on geniaalne strateegia Venemaa poolt, kui nad tõesti nii farast mööda hiilivad. Neile, kes ei tea, fara on minu arvates nagu Ameerika välis. Põhimõtteliselt, kui oled välismaalane ja töötad Ameerikas, pead sellest teatama, kui püüad mõjutada publikut ja nii edasi. Midagi sellist. Ma ei ole täpselt kindel, kui kaugele see ulatub. Aga kui Venemaa üritaks midagi sellist Ameerikas teha, oleks parim viis lihtsalt leida mõni ameeriklane, kes saaks seda nende eest teha. Kui me mõistsime, et sellest saatest saab meie täiskohaga töö, saime aru, et vajame sponsoreid. Aga ma olin kindel, et reklaamime ainult neid asju, mis on meie jälgijatele kasulikud.
oleme otsinud ettevõtteid, mis tõesti parandaksid teie elu. Ja Chapter oli üks meie esimestest valikutest. Pole vaja, et mina teile ütleksin, et Medicare on problemaatiline ja kallis ning see häirib mind väga, aga just sellepärast ongi Chapter olemas. Ja palun ütle mulle, et oled hakanud neid kasutama, sest nad aitavad sul valida plaani, mis tegelikult sulle sobib, mitte seda, mis nõustajatele kasu toob. Kasutajad säästavad keskmiselt üle $1100. Nende kõne on tasuta. See võtab umbes 20 minutit ja võib säästa sinule või su lähedasele palju raha ja stressi. Nii et helista Chapteri numbril 610 683 1337. See on 610 683 1337 ja toeta Pushbacki, kui juba helistad. Jällegi tuletame meelde seda intervjuud. Ameerika on maailma parim riik. Seda on raske eitada. Ja loomulikult on meil täiesti geniaalne Glenn Beck, kes selgitab meile, mis tegelikult toimub. See lugu ei käi Candace Owensi kohta, aga tema tõestab, et kõik, mida ma ütlen, on õige. Ricky sai just teate erakorraliste uudistega, et Vene meedia nimetab nüüd Candace Owensi. Mida täpselt? Ma tahan tsitaati saada. Sild. Sild, 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 juusasse, sild kahe vahel. Täpselt nii. Ja ära mõtle sellest kui Vene rahvast. Mõtle sellest kui Putinist ja Duginist. Pea meeles. Dugin on see mees, kes just ütles, et kui see oleks tema teha, annaks ta igale meie vaenlasele tuumarelvad, et Ameerika Ühendriigid aurustada. Ma arvan, et me võime kindlalt öelda, et ükskõik, mida Candace teeb. Kas ta on seal selleks, et oma vara varjata või tegutseb ta venelaste nimel Ameerika hävitamiseks, on ta nendega üsna tihedalt läbi käinud. Kui nad on valmis teda sillaks nimetama, mis teeks temast väga pahandust tegeva tüdruku, kas sa ei arva? Minu arvates tõestab Candace Owens end mitte ainult tüütuse ja ühiskonna sääsena, vaid ausalt öeldes inimesena, kes võib-olla lõpuks peab selle eest tõsiseid tagajärgi kandma. Ja enne, kui ta mulle kallale tuleb ja ütleb, et sa ütlesid, et inimesed teevad kahju, ma ei mõtle füüsilisi tagajärgi, ma mõtlen rahalisi tagajärgi ja võib-olla isegi vabadusega seotud tagajärgi. Sest minu jaoks, kui sa reed oma riiki, nii nagu sina oled selgelt reetnud Ameerika rahvast, siis see on midagi, mille eest väärib vangistust. Jah. Jah, ma arvan, et praeguseks võime ausalt öelda, et Candace ei karda mitte ainult valesid levitada, vaid tegutseb ka kulisside taga samade manipuleerimisvõtetega, mida ta kasutab kaamera ees. Ja ma arvan, et mida rohkem teda uuritakse, seda rohkem saame teada, et see teesklus, nagu oleks ta lihtsalt kena mustanahaline naine, kes teeb kodust podcast'e ja on nii hea ema, on vale. See pole võimalik. Pole võimalik nii avalikult miljonite inimeste ees ekraanil valetada, olemata samavõrd ebaaus ka oma eraelus. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.